Tundub, et Sander Vaher, kes võitleb siin praegu hõbeda eest. Sander, hõbe on võib-olla taskus, kui võitle. Ja Sander on esimese mehena 5 meetrit enne esimesena startinud meest finišis. Lauri Mansvas on täna kõva võitluse metsaga maha pidanud ja ilma jalgratata ei ole lihtne see liikumine. Ja Sander Vaheril tuleb nüüd kõva pooles küüsi ära närida, sest Kristo Heilmann ja Kenny Kivikas on liikumas circa 30 sekundises sinuga pidevalt. Suuri kidu vist ei olnud sul eest täna? See oli täiesti jookindlalt töönud, aga alguses ei saanud üldse kaardikontakti, et kogu aeg oli selline seisakuid. Ja vaatasin, nagu jooksin kindla peale, aga isegi see kindla peale variant oli selline erike see päris siia-sinna. Kuidas oli Oskar vähe lõpuosa koos siis kahe konkurendiga, kellise alla ei lähe? Suuremas osas nagu olid tagaplaanil, aga ühes kohast hakkasime otse minema ja mul vahepeal läks nagu asi päris korralikult rappesse, et siis oli stabi küll, et üks punkt ma olen päris kindel, et see oleks enne minutini midagi kindlasti tulnud. No nägime siin seda, et Kristo Heilmanniga võrreldes oli teie kiirus natuke suurem, et see vahe hakkas Kristoga tekkima siis, kui te kolmekesi koos olite. Ja eks ta kindlasti nagu motiveerib, et muidu ei ole selliseid kõva võistlusi jooksnud ja niikuinii on käima saamisega probleem, et kui mingit rahvast ikka ümberringi on, et see veidi motiveerib. Nii, aga nüüd on eest mõlemad minutid, sest siin on tulemas kas õne pronks või mitte midagi. Hopp, viimane tõus ja 30 meetrit alla mäge. Kristo, kes on sel aastal arengus teinud selge sammu edasi, on täna väga tasavägiselt siis Kenny Kivikase ja Sander Vaheriga hõbeda eest võitselnud. Paaril etapil oli nii-öelda probleem suuna hoidmisega, kuna väga sellist valikuid on pidi otse minema. Ja juba lõpu oli minu väga keskel oli raske kaardist ka aru saada, kuna ma ei tea, ei ole ette loetada. Nii, selge. Nüüd on kohe tulemas finišisse järgmised medalinõud. Tulemas finiši poole selgelt parima ajaga, mis peaks ligikaudu 3 minutiga senist parimat ületama. Hetkel juhtimas Kristo Heilmann ajaga 1.45.56 ja Sander Vaher kaotamas talle 22 sekundit. Ja kui nüüd rada korrektselt on läbitud, siis on Lauri Sild võtnud siin oma 3. kulla tavarajal. Väga raske oli. Esimese aja poolega oli märameester planeerinud vähegi kõik võimalikud etapid, mis üle Pütijõuru planeerida saab. Seda me see aeg korralikult teemeks ja lõpuosa oli siuke suhteliselt tasane ja hea joostusega metsas, nii et väga raske oli seal ennast veel midagi välja pigistada. Aga Kenny jäi mille pärast maha? Ta ei näinud, kas ta juhtus midagi? Ei olnud midagi juhtus, eks sama tempoga nagu ma ta kätte sain, jäi ta ka maha. Kumbki jooksis oma tempo. No Kenny vähemalt esimesest 2 minutit ajast jooksis üsna ühte tempoga, aga tegi aeg-ajalt rigumis, mis on jälle vähe suuremaks. See oli ka nii väiksem iga sisse, aga suuremad katsete positsiooni. Jah, mõnes kohas just nõlvadel oli paar arusaamatust, kui ma täpselt olen, aga jah, õnneks sai nendega põldama. Ja tänu palju õnne, 3. Eesti meetripõld tava ajal. Meie MM teatavõistkonna mees 2 aastat olnud eelmine aasta, kui mäletate, kõik kodukamara olid enneolematult kõrgel 4. kohal. Aga täna on väga nõud nagu ennem radadega. Ta võtnud mehe üsna läbi. Nii, rada vähemalt korrektselt läbitud ja see peaks olema siis kindel 4. koht. Jah, kaotus pronksmedali omanikule siis 1 minut ja 59 sekundit, et lõpus viimastel kilomeetritel on Kenny tempo kõvasti
kõvasti vajunud. keha nii-öelda välja lülitama erinevaid funktsioone. Siis oli see ikkagi vesemus, sellepärast, et vigadeks, aga kui Lauri tuli järgi jõudis, siis sellest hetkest oleks Lauri peal jooganud, siis oleks kindel hõbe olnud, aga Sanderi ja Pitsova tempo oli lõpus kiire. Palju õnne, see on nendest jah. Teine märk Arne Kivistikule ja kolmas Heino Mardistele. Aitäh sulle, Tõnu! See on olnud mehetöö. Aeg tund 37:38. Eesti parimad naised tavaajal aastal 2018. Nüüd pildid pressile, kogu maailmale. Sellises klassis tuli täna Eesti meistriks Pekobrus esindaja Olle Ilma-Jaama. Ja seda suure ülekaaluga. Ligi 7 minutit on edu teise koha mees. Super jooksole. Jaama mehi tuleb Emil Eensaar. 3 paremat klassis M14 ületanutena. Nüüd ta elus oma esimene Eesti meistritiitel ja Eesti Vabariik 100 kuldmedal kaela saada ja olla peaaegu lühem sellist konkurentidest. Kõva tegi. Nii, fotograafid palun. Nii, fotograafid, teie tund. Johanna Laano ja Anita Laane Vilgalts on ja aplaus finiši koridoris olevale M80 klassi võistlejale Felix Kepperile. Selleks on seda sõna ütlema, meil rahvas kogunes sind ootama. Räägi oma elamustest. Mis värk oli? Ma ei oska praegu midagi öelda. No eksisid. Ekkusin viimast juhti. Enne saadeta suunaga peale on viimasega lõpuks pärast läheme. Lõpuks saad kätega oli? Kõik käed. Palju õnne. Kolmikvõit üle see lõbuse. Kolmandat korda kaoraja Lauri Sild, Eesti Kaitsejõudude Volikogu. Teine koht, Kristo Heinmann, Ilves. Ja kolmas koht, Sander Väher, Otto-Konnas. Sander oli siis tiitlikaitsja. Kõik on MM-karastusega mehed. Lauri Sild, Kristo Heinmann, Sander Väher. Õnne. Kui neid ei ole, siis palun klubikaaslased võtke need auhinnad ära, Vest ja Joka. Kas Tommi klubist on mingi kohal, võtaks ühise medali. Tööla Anne Jundas. Kui on nüüd Jõhvika esindaja siin ja läheme edasi klassiga naised 60 vaja läbi. Teine koht, Maire Limberg, Rakvere. Aivo Saue ja Arvo Kivikas. Teine koht, Jaanus Reha, kooperaator. Ja pronksinopi Tiit Tali, Ilves. 55-30, sellise ajaga jagavad Jaanus Reha ja Tiit Tali hõbemedalit.
on 5. kord Eestikatel sama aeg. mehed jagavad 5. korda Eestikatel kohta. Ära teine idee enam. Lõbusad näod, kärid, lõbusad näod. nii. What will we do when we get old? Will we walk down the same